koolitee algas sellega, et tegelikult hakkas väga põnevalt. Ma esimesse klassi nii-öelda läksin sellisesse, mis ta on nüüd, ta oli lasteaiaga koos, oli selline nii-öelda ülemineku klass, et mis leidis see umbes selle koha peal, kus me praegu oleme, Sinilille lasteaias, kus oli siis esimene klass. Ja siin ma käisin esimeses klassis ja seejärel siis, kui see esimene ülemineku klass oli läbitud, läksin juba kohe algkoolimajja teise klassi. Ohoo, mis oli, ma olin 6 vist nii-öelda läksin kooli, ehk siis see võis olla aasta 87. Kõigepealt oli lasteaed. Siis tehti mingisugune haridusreform, et esimene klass toimub lasteaias. Siis mõne aja pärast tehti tast üldse vist algkool mõneks ajaks. Ja siis ta jäi seisma, aga ma mäletan päris paljusid asju. Põhiliselt muidugi lasteaiaajast, aga ka sellest esimesest klassist. Et see oligi selline naljakas, et magamisega esimene klass. No muidugi esimene asi oli siis vahepeal ta on nüüd renoveeritud, aga siis olid veel need vanad trepid, mis olid paekivist ja mõnusalt ära libistatud sealt käetugede juurest, et seal oli mõnus alla libistada ennast. Teiselt korruselt sai ilusasti hästi kiiresti nullkorrusele. Ja muidugi siis oli see, et siis oli algkooli käes, oli sellest majast väga väike osa. Praegu on algkool juba enamuse enda alla võtnud ja nüüd vaikselt see nii-öelda vene kool kaobki ära, muutub üheks suureks Keila kooliks. Aga selle ajal oli suurem osa sellest juurdeehitusest oli tegelikult ju hoopis vene kooli käes. Ja meil oli üks koridor seda juurdeehitust ja siis algkooli vanamaja. Ja sellest mäletan ka, et siis kui tuli uuesti see vabaduse aeg ja siis pandi tagasi see tahvel, välja pandi, eks ole, muidugi juba koopia sellest tahvlist, aga siis see pandi siis see originaaltahvel, mis keldrist leiti, mitte keldrist, pööningult leiti. Ja ma käisin isegi selle tahvli avamisel. Mul on sellest ka mõned mustvalged fotod, kus ma seisan seal juures. No kindlasti ma vaatasin, siin kasvab sõna Einard Mändla, kes oli, praeguseks hetkeks on ta kooli raudvara, aga siis ta oli ka suurepärane keemiaõpetaja, tal olid väga põnevad ja omalaadsed meetodid, aga nende meetodide taustal sai keemia niimoodi selgeks, et kui ma kooli vahetasin, siis küsiti, et kas sa tuled kuskilt keemia erikoolist või kuidas sa seda kõike oskad. Siis ma ütlen, see on ju lihtne, selle võtad sealt tabelist, paned valemisse ja palun. Lihtne algklasside matemaatika. Ja tal oli ka, ma mäletan, ma mõnikord ka vihastasin ta peal natuke. Näiteks oli selline situatsioon, tuli hapet tuvastada. Ja siis oli tal alati see, et kuidas me tuvastame tundmatut ainet. Paneme nina kohale ja siis oli üks pudel tal ühes tunnis, mul on siin üks hape, kes tuvastab? Meil ütles, et pane klõmm! Kes ütles, Reinik, hapete tabel palun vihikusse 10 korda. Ja siis ma kirjutasin selle ja ise vandusin. Aga hapet said selgeks. Ja oligi paljude töödega, et kui tulemus oli alla 3, siis ta ei pannud 2, vaid vastavat teema kohta mingisuguseid tabeleid või asju kirjutasid läbi mingisuguse teatud arvu kordi. Oleneb, kui kehv seis oli selle töö järgi sul selles teemas parajasti. Siis ja algkoolimajast juba saadik oli ka õpetaja Jaanus Väljamäe, kes oli selline alguses mõttes, et huvitav mees, et mis ta siin ajab. Aga ta tõi Keila poistele väga palju huvitavaid asju, näiteks pesapall. Tema tõttu oli vahepeal väga populaarne spordiala, kõik tegelesid vabal ajal, poisid said kokku, mängisid pesapalli. Praegu on jälle pesapall suhteliselt ära kadunud. Meil isegi ma ükskord avastasin jalutades, et meil on veel Keila linna ääres on veel täitsa pesapalli väljak olemas, mis kahjuks on väga maha jäetud. Siis tema tõi siia sellise hobi nagu pesapalli ja korvpallikaartide kogumise. Ja hiljem on nüüd discgolfi toonud ja tema on meie spordielu väga, väga hästi arendanud. See on ka väga tore mälestus. Jah, kahjuks sageli võis kasutada seda terminit peldikud,
Sest no, sa said aru, kus koridori otsas asub see asutus, sellepärast, et sealt tuli vastavat lõhna. Siis noh, need olid üldiselt kuidagi väga kehvas seisus alati. Et ainult väikesel hädal sai seal mugavalt käia. Siis kindlasti väga põnev oli muusikaõpetuse klass, mis oli põhiliselt Koit Kirberi klass, mis oli selline tõusuga ja selline teistsuguste pinkidega ja väga lahe, kes oli tagaruum, kus olid mingid pillid ja seal kõrval oli kohe ka see õpetaja Mändla keemiaklass, mis oli ka tagaruumiga. Seal oligi nende põhikorpuses nii-öelda, olid paljudel klassidel tagaruumid, mis olid hästi põnevad, bioloogia ja füüsika klass, kus olid mingid õppevahendid, mingid minu koolis käimise ajal olid nad juba suhteliselt nii-öelda iidamast-aadamast väga vanad, aga siiski mõningaid katseid ja asju sai nendega teha. Ja siis mäletan ka, oli meesõpetajad elasid sellist toredat seltsielu seal, vahest ikka, kui mingisugune viimased tunnid olid käimas, näiteks keemiaklassis, mingisuguse meesterahva ühe õpetaja siis nina pisteti korraks klassi ukse vahelt sisse, uks pandi kinni, õpetaja andis ülesande ja liikus vaikselt mõneks hetkeks taha ruumi. Et see oli selline, ma arvan, et tore, et ma arvan, see on ka selline, miks inimestele meeldib osades asutustes rohkem töötada, et seal on selline seltsielu. Nagu ka teatrites on oma selline seltsielu, on ka see, et see kindlasti teeb selle töökoha palju toredamaks ja üldse kollektiivi kasvatab kokku. Ma kardan, et praegu seda enam nii palju ei ole. Ja siis ongi, et inimesed käivad ka teatris kahjuks juba päris tihti nagu ikkagi käivad tööl. Et see on kurb. Mis veel, siis aula, noh. Aulas sai alguses pidudel käidud, hiljem ka ise pidusid tehtud. Sellega on ka väga palju toredaid mälestusi. Mõtlengi, et praegu vist on ka jälle kõik see koolipidude kultuur on kuidagi selline kontrollitum ja seetõttu noorte poolt enam mitte nii armastatud, sest mulle tundub, et meil oli rohkem vabadust. Me saime ikka seal mingid lollusiga teha niimoodi, et keegi väga kurjaks ei saanud. Me üritasime muidugi ka hästi viisakalt teha, et millegi rumalusega vahele ei jääks. Ja noh, aga mulle tundub praegu vanema inimesena, et kindlasti nad said aru, et no midagi seal toimub, aga nii kaua kui on hästi, me ei lähe nagu lõhkuma, et nagu mingi jama tekib, küll siis otsime süüdlased. Ja see toimis. Midagi õudsat ei juhtunud, kõik laabus. Et ma arvan, et see on ka üks asi jälle, mis hoiab nagu natuke noori koolipidudel teemal, et see liigne kontrollitus on selline pärssiv natuke. Et meie ajal oli see palju lustilisem. Noh, eks siis koolipeod, see oligi mingis punktis, olid mul sõbrad, kes ütlesid, et kuule, aga teeme pidusid, et hakkame ise, võtame kätte, tellime tehnika ja kõik sujus, kõik inimesed käisid. Tol ajal olid koolipeod ikka väga populaarsed, siis kui ei olnud sellist nii-öelda eeskava, et kas rokipidu või midagi, sest rokipeod traditsioon on ka väga-väga vana, et see oli juba enne mind ja ma saan aru, et praegugi on veel olemas. Ja mõõshowd ja asjad ja siis, vahest olid lihtsalt diskod ja inimesed tulid ka neile kohale. Ma saan aru, et mingis punktis kadus ära, sest inimesed lihtsalt ei tulnud enam diskole. No seal oli palju, kui sa juba Ahre jutuks tõid, siis ka ükskord jälle, siis oli juba see aeg, et mingisugune remont oli vahepeal tehtud, peldikutest olid saanud tualetid ja siis ma ei mäleta, mida me seal teise korruse tualetis tegime, ajasime lihtsalt juttu ja Ahre vaatas, et näed, üks boks on kinni. Läks koputas sinna, Sitarutto Karu tuleb, jälle tagasi meiega vestlema, läks mõni hetk aega ja sealt boksist väljus arvutiõpetusõpetaja Endel Kinks. Ja küsis, kes siin teil siis kemmergu korrapedaja on?
Siis jah, see raadioruum, see tekkis juba siis, kui mina enam keelekoolis ei olnud, taaselustati. Ta oli kunagi siis, kui ma olin väike juntsu, siis seal olid ühed noored tegutsesid sellega. Siis ta oli palju aastaid varjusurmas ja siis minu sõprade seltskond mingi aeg korjas selle teema üles ja hakkas sellega tegelema. Ja siis seal vahepeal oli ka, toimus elav seltsielu seal raadioruumis. Küll seal vahest isegi ööbiti ja sellega sai palju nalja, aga mingid konkreetsemaid situatsioone kohe nagu meelde ei tule. Ma mõtlen, üks rockipidu oli ja siis parajasti oli just Metallica teinud enda versiooni loost Whiskey in the Jar ja seal rockipeol, eks ole, siis nii-öelda kopeeritakse muusikavideoid. Ja seal loomulikult oli see, et oli mingi padjasõda ja patjade lõhkumine, mis tuli muidugi ka rockipeol ära teha, mis päädis sellega, et padjasulgi oli koolimaja veel mitu nädalat täis. Ehkki koristati hullult, aga kõik ikka kätte ei saadud. No vahest olid ikka need situatsioonid, kus taheti, et ehk jääb tund ära. No siis oli klassikaline asi, mida tehti aeg-ajalt, õnneks mitte tihti, et lihtsalt head vasaralukud topiti tikku täis. Klassi ei olnud, aga reeglina see ei päädinud ikkagi sellega, et tund ära jäi, vaid tõsteti kuhugi teise ruumi või midagi sellega ikka tehti. Raamatukogu, seal üldiselt vist käituti kultuurselt, sest see sama Hele Rehepapp, kes on ka praegu raamatukogu juhataja, oli ka siis. Ja tal suutis luua seal sellise situatsiooni, et inimesed nagu suhtusid üldiselt ikkagi väga mõistlikult ja käitusid seal korralikult. Seal oli muidugi üks tore asi, et seal oli maas olid need nii-öelda mistra vaibad, mis olid sünteetilised, kus oli hea peal jalgu lohistada ja siis kellegile pärast kätt anda, et staatilise elektripauku anda. No see oli taaskord jälle põnevad kokkusattumused, et täpselt nüüd ei mäleta, see võis tulla äkki Ahti noore poolt pakkumine, et kuule, tule hakka tegema õpetajatele näiteringi. No ja hakkasimegi tegema ja tulime esimene aasta kokku, mul oli üks mõte peas, tegime selle valmis ja läks väga hästi, nad said seal õpetajate teatrifestivalil laureaadiks, tegime Matstraadi Harala elulugusid ja kuidagi sellega seoses mingi hetk Ahtile küsid, kuule, aga kas sa õpetada ka tahaksid? Selline asi nagu kõne ja väitlus on pakkuda. Mõtlesin, et teema on ju täpselt selline, mis mulle väga meeldib, sõna mulle meeldib võtta ja väidelda meeldib ja ehkki ma ise tegelikult väitlusega otseselt polnud enda kooliaja jooksul kokku puutunud, aga mõtlesin, et miks mitte, võtan ette ja mulle sobis, meeldis ja tundub, et õpilastele ka ja nüüd olen juba 4. aastat seda sama asja õpetamas ja eelmine aasta õpetasin ka veel sellist ainet nagu teater ja näitemäng ning vahepeal tegin ka siin 5. klassile näiteringi ja mõtlen 4. vist ka, jah 4. ja 5. Nii et sama grupp nagu liikus 1 aastast teise. Ma arvan, et keelel on nagu selles mõttes nagu nii-öelda betoon on olemas, et kui nüüd saaks selle õpetajate probleemi, mis on mitte ainult Keila probleem, vaid mis on lai probleem terves Eestis, kui saaks seda ka kuidagi paremaks, ma arvan, et siin oleks potentsiaali, et see saaks nagu olla väga hea ütleme, konkurents nendele praegu loodavatele riigigümnaasiumitele, et ta võiks ka saada selliseks, miks mitte ka eliitkooliks, kuhu inimesed tõesti tahavad tulla mujalt. Selle jaoks kindlasti võiks olla ka siin veel mingisugune selline erinišš, miks mitte võiks selleks näiteks sport olla, näiteks korvpall, mis on Keilas päris heal järel. Et ma tõesti usun, et Keila kool selline nagu ta on jääb, et nende
riigigümnaasiumite tekkega ta ei kao ära, vaid pigem ta võiks jääda ja enda positsiooni tugevdada. Kes on lõpetanud juba kooli, et ma arvan, et teil oli väga äge kool, käisite toredas kohas koolis, kindlasti teil on väga palju põnevaid mälestusi ja loodan, et te käite ka vilistlaste kokkutulekutel. Ja need, kes käivad koolis praegu, nendele, et käige aga edasi ja viige hinded üles. Siis muutub kool populaarsemaks ja te saate öelda, ma käisin ka seal. Sa käisid seal, sa oled siis mingi tark või? Ja ma loodan, et kool püsib väga-väga kaua, ütleme jäädavalt.